tegelik nagu efekt või toime ei pruugi saabuda peale esimest massaaži kogemust, vaid selleks, et keha tervenemisprotsessi siseneks ja ka tervenema hakkaks, on vaja regulaarselt massaažis käia. Sest me justkui, sa tõid väga hästi välja selle, et kui on ülekaal ja ta hakkab tervislikumalt toituma, eks ole, et kui ta käib, kui ta ei ole oma kehale enne tähelepanu pööranud ja nüüd massaaži näol seda teeb, siis kehas algavad ka nii-öelda siis erinevad protsessid, mille tulemusena ta võibki ennast alguses halvasti tunda. Ehk et ma mäletan, kui ma 3 aastat tagasi borrelioosi diagnoosi sain ja esimene asi, mis ma mõtlesin, oli see, et okei, et kas on võimalusi, kuidas ma ise ennast aidata saaksin. Ja esimene asi, mis ma enda jaoks otsustasin, oli see, et ma teen kõigepealt läbi ühe korraliku maksapuhastuskuuri ja loobun kohvi joomisest. Aga selle kohvi joomisest loobumise protsess oli minu jaoks väga piinarikas. Ma olin 3 ööd päeva, olin pidevast väga tugevas peavalus. Ja see peavalu 3 päeva pärast kadus ise ära. Ehk et need võõrutusnähud ei pruugi olla, mida ma tahan öelda, on see, et need võõrutusnähud ei ole ainult sõltuvust tekitavate nende kofeiinirikaste jookide puhul, vaid võõrutusnähud võivad olla ka rasvasest toidust loobumise, liigsest töödeldud toidust loobumise, liigse suhkru, liigsest soolast loobumise, täpselt samamoodi võivad olla võõrutusnähud. Ja see on okei. Ehk et inimene, kes alustab oma elus teekonda, oma kehaga paremini toime tulemiseks, alustab seal teadlikumat toitumist, hakkab massaažis käima, hakkab trennis käima, et siis tuleb ka arvestada sellega, et see ei ole kerge see teekond. See nõuab küll järjepidevust, aga see tulemus tasub ennast ära.